Kristel, 24 tundi on põhimõtteliselt jäänud praegu, kui me siin VAF-koolis istume finaalini. Mis emotsioon on? Siuke tahaks, ma ei tea, jäävanni hüpata. Mu reaktsioon ja mu mõttemaailm on lihtsalt praegu siuke. Ja homme saab sinust imekaunis printsess. Ja mis sul täna plaanis on, et printsessiks nüüd ennast nagu ümber lülitada? No, sest praegu sa oled natuke siuke mišalikum pigem. Pigem on jah, mišalikum. No, mis ma siin mõtlesin, juba nädala alguses ütlesin kõikidele sõpradele, et laupäeval mind kahjuks ei eksisteeri välismaailmale, et plaan on vaadata veel Frozeni multikasile, sest selle ma jätsin ekstra plaanisingi, vaatan õhtu ennem, vaatan uuesti üle, et kõik oleks värske ja Elsa oleks minuga kõige värskemalt. Aga üldiselt ma vist lähen koju, magan, võib-olla lähen vanni, võib-olla teen mingisuguse maski, värgid, särgid, eks ole, poputan ennast veidi. Ilmselt söön midagi hästi head, see võib olla pitsa, see ei pruugi olla pitsa, keegi ei tea. Söön jäätist, ühesõnaga, kui Elsa on selline hästi peenike, siis ma eos ei hakka endale ette kujutama, et ma olen hästi peenike, nii et miks mitte siis lõõgastada ja kuidagi stressi leevendada veel nii palju, kui ma saan nende asjadega, mis mulle meeldivad. Mis selle Elsa puhul üldse nagu sinu jaoks see kõige raskem moment on nüüd selle homse numbri juures? Ma arvan, seda lapselikku, seda excitementi või nagu seda, mis tal on nagu selle numbri juures just eriti, et selline nagu selline et nagu selline asi, mis tegelikult kõikidel täiskasvanutel tihtipeale kaob ära, et nagu iga asi on uus ja iga asi on põnev ja selline nagu, et sa satudki nagu mingitest asjadest nagu sellisest, nagu sul tuleb elevus sisse, et ma arvan nagu seda elevust, et see on nagu siuke raske asi, mida kätte saada, kui endal on nagu see, et aga eks neis kõik lõpuks selgub alles laval. Kas sa tegid selle valiku strateegiliselt nüüd, et kõigi noorte laste hääled endale ära röövida, sest selge on, et Eestimaal on tuhandeid lapsi, kes ilmselt, kui täna veel ei tea, siis homme sind nähes ilmselt sulavad, kuigi lugu on filmist Frozen. Kusjuures absoluutselt ei olnud. Me tegime selle valiku niimoodi, et Maikeniga vaatasime lugusid ja siis meil oli see saate nagu ajal oli ka nagu jutuks tulnud, et päris äge, või see lugu on äge meile mõlemale, tuleb välja, meeldib väga Frozen. Ja et kui peaks minema selleks hetkeks, et mis variandid oleks, siis kuidagi see käis ka nagu jutust läbi, aga lõpuks proovis ja siis nagu otsides seda, et mis lugu või teha. See tuli kuidagi hästi viimasel hetkel tuli jälle meelde, et see lugu ju. Ja siis panime juba lukku kõik, et teen selle ära ja siis mul kodus vist veits hiljem keegi kodust ja siis ütles, ja päris hea lüke. Siis ma mingi, nojah, okei, et tegelikult ma pole absoluutselt selle peale mõelnud, nagu mulle lihtsalt meeldib see lugu nii väga, et lastele meeldib ka see. Mis su lemmikmuinasjutt endal lapsena oli? Lemmikmuinasjutt. No kuna ma olen juba sellest ajast laps, kus need Disney multikad olid ju, neid ikka sai juba vaadata ja värki, siis ma arvan, et mu lemmik oli Kaunitar ja koletis. Selge, aga ootame, et sinust saaks homme ka siis üks Kaunitar, Elsa küll seekord. Koletisest Kaunitar, meikaritele palju edu. Sulle ka palju edu, aitäh sulle!